No nii, on aeg võtta vastutus oma tegude eest. Oleme Voltradiga terve suvi teinud igasugu reklaame tõukerataste ja kõiksugu teiste elektriliste kergliikurite kohta ja inimesed on seadnud küsimusi, kahtluseid. Aga nüüd on aeg nendele kahtlustele otsa vaadata ja neile vastata. Esimene kommentaar. Kuidas selle e-tõuksiga sõidutada haiget inimest arsti juurde? Õige küsimus, tõuksiga pigem ei sõiduta haiget inimest arsti juurde, sest et tõuksi peal võib sõita ainult üks inimene, sama inimene. Küsib uuesti, kuidas käia sellisega poes toiduvarusid täiendamas? Suhteliselt lihtsalt. Võtad seljakoti, kui seljakoti ei ole, võtad kas või riidest koti või mõne teise paberkoti, paned kas sinna tõuksi platvormi peale, viskad seljakoti selga ja lähed poodi. Ka mitmed kliendid, meie enda kliendid, on öelnud, et nad käivad tõukerattaga poes, ehk siis paned tõukerattapoed kinni või annad ta kas või sisse sinna nii-öelda informatsioonilauda või sinna, ütled, et palun vaadake mu tõukeratast, üldiselt on inimesed saavad aru, ütlevad jah, käite ära, lähete tõukeratta peale ja sõidate koju. Ja nii lihtne see ongi. Kuidas sõita linnast välja enam kui 50 versta kaugusele sugulastele külla? 50 versta on siis umbes 53 kilomeetrit, vaatasin järgi enne. Kuidas sõita? Sul peab olema suur tõuks, piisavalt suure akuga ja ega muud rasket seal tegelikult ei olegi. Ehk siis lihtsalt oleneb sellest, mis tõukeratas sul on. Kui sul on väike linnatõuks, siis sellega kindlasti ei saa nii kaugele sõita. Kui sul on aga suur tõuks, siis mõnega võid sõita kas või 100 kilomeetri kaugusele. Ehk siis tegelikult see ei ole küsimus, vaid see on küsimus pigem selles, et kas inimesel endal on see tahtmine ja viitsimine olemas, et sellist seiklust ette võtta. Kuidas see riist talvel käitub? Väga hea küsimus. Oleneb talvest. Viimased Eesti talved on olnud väga head tõukeratta ilmad, ehk siis senikaua, kuni väljas pole jääd või libedat lund, siis võivad kõik seal sõita. Lihtsalt tuleb vaadata, et ei oleks väga märg. Kui aga tuleb lumi, siis julgemad võivad edasi sõita. Lihtsalt tuleb jälgida, et tõukeratta aku saaks alati laetud ja teda hoitaks kuskil külmas üle öö, üle kuu, üle nädala, üle aasta. Kokkuvõttes, talvel saab sõita küll, aga tuleb olla tähelepanelik ning teadlik erinevatest võimalikest ohtudest. Kokkuvõtteks siis meie suurelt kirjasõbralt. E-tõuks ei asenda autot iialgi juba sellepärast, et selle praktiline kasutegur on nulli lähedane. Hea, kui noorem rahvas saab sellega lõbutseda. Kindlasti ei asenda tõukeratas autot iialgi aspektide juures nagu see, et autoga saab sõita kaugemale, saab võtta rohkem inimesi peale, saab vedada rohkem asju. Küll aga kõik linnasõidud, mis puudutavad ühte inimest ning kus ei pea vedama rohkemat kui seljakoti mahtuvad endaga kaasas, siis ma ei näe põhjust, miks ta ei võiks asendada autot ja miks ta juba ka tegelikult asendabki autot. Need e-tõukekad on juba igal pool jalus, seisavad oma tühjade akudega risti kõnniteedel, ülekäigukohtadel, poe sissejäiku tees ja vahel lausa keset sõiduteed. Tundub mingi anarhialaadne liikumine olemas. Tõesti, nad seisavad igal pool ja tõenäoliselt seisavad natuke aega veel igal pool, aga mis meie saame teha on see, et tõsta need renditõukerattad ise tee äärde või eest ära, sest ma arvan, et ajaga me kõik õpime ja nagu iga uue asjaga, siis algus on raske, aga lõpuks ei saa pidama. Miks üldse see 5 kilomeetrit sõita on vaja? Tõesti, linnainimene ei suuda enam üldse omal jalal käia. Õige, kindlasti võiks kõik inimesed ka jalgsi käia. Aga kui me nüüd mõtleme, kui palju inimesed üldse autoga sõidavad, kui palju nad jalgsi käivad, siis tegelikult selle autosõidu saaks asendada tõukeratasõiduga ja jalgsi käimist ei pea üldse asendama. Ehk siis käime jalgsi, sõidame tõukerattaga ja vahepeal ka autoga natukene, kui on vaja. Veel kasulikum on elektrivaba velo. Saab liigelda kohtades, kus puudub teel mustkatte, lihased saavad koormust, toonus parem ja pole vaja toota elektrit palju ressurssi tarbivaid akusid ega neid utiliseerida tulevikuks. Õige jutt, kellel vähegi huvi tahtmist, siis jalgrattad vabalt, andke tuld, sõitke. Igatahes oleme kahega poolt kõiksugusele muule alternatiivsele liikumisele, lihtsalt meie asi on elekter ja elekter on ka juhuslikult ratta sisse pandud, nii et need, kes ei taha ennast võib-olla higiseks vändata, siis elektrilised rattad on ka valik. Ja mõned faktid või siis väljaütlemised on sellised, millega lihtsalt vaielda ei saa. Kurb on elu, kui noorel inimesel enam jalgu all ei ole. Minu vanaisa kasutas jalgu ka veel 90-aastaselt. On väga tore vaadata, et antud teema puudutab mitmeid inimesi, neid, kes on selle poolt, kui ka neid, kes on selle vastu.
aga nii kord juba on, et mõndadele meeldib ja mõndadele mitte. Ja nagu üks meie klient on ka väga hästi kirjutanud, siis auto võib ju olla, keegi ei keela seda, aga sellega ei pea iga päev igale poole sõitma. Ehk siis tulge poodi ja leidke oma elektriline liikur Voltride'ist.